Saab nüüd nurgalööke lühidalt lahti mängitud, nii ka on. Demidov, Jüriso nüüd palliga siin keskel on nüüd päris kõvasti ruumi, vajutab peale ka ja 1-0 läheb seda kohtumist Kuressaare juhtima ja see nüüd tuli natuke liiga lihtsalt. Sten Patrik Brunn on see mees, kes selle ära vajutab ja nüüd jättis küll Harju natuke liiga palju ruumi seal Kuressaare meestele, et saad kaugelt peale vajutada. Tundub, et mõlemad võistkonnad teevad vahetusi, siin on pannud laagri poole ka Joosep Albert Engala ennast valmis. Ja siit tuleb löök ja siit tuleb sisse ka. Ja saab Harju kohe vastu lükata ära ja nüüd on Kelement, kes kõige vägevamalt seal tähistamas on ja Kuressaare teeb kohe selle vahetuse ära. Ja korra jäin vahetusi vaatama ja kohe on jälle. Selleks on siis Roland Lukas ja 17 Gregor Rõivasepp tuleb välja. Ja see on siis Kuressaare vahetus, vaatame siit ka jälle samamoodi. Liiga palju ruumi annad ükskõik mis võistkonna mehele ja sealt vajutatakse see nurka ära. Ja tuli jälle väga lihtsast palli kaotusest. Ja on kõvasti ruumi seal ja üsna selles mõttes üsna sarnane olukord mõlemale väravale, kus mõlemale väravlööjale jäetigi 5 meetrit ruumi, et rahulikult tulla ja tegelikult seda palli endale ette sättida. Nii, Kuressaare pall läheb kasti, jääb natukene liiga madalaks, aga Kuressaare kätte see pall jääb. Demidov tuleb uuesti kasti, mitu puudet seal ja Kuressaare läheb seda kohtumist 2-1 juhtima. Ja teist korda läheb juhtima ja kes see muu, kui Andero Kivi on see mees, kes selle ära vajutab. Ja nüüd oli natukene õnne ka Kuressaarel. Üsna lihtsalt tuli see küll nüüd Kuressaarele Demidovi poolt muidugi jällegi suurepärane tegutsemine. Tugev pall alla, 1 puude Harjumeestelt ja Kivi oli seal ilusti olemas, et saab raami suunata. Vaatame nüüd kordus ka. Tugev pall alla ja nii täpselt ongi. Andero Kivi poolt ka muidugi positsiooni valik, seda ju tuleb kindlasti kiita. Kui ta seal ei oleks olnud, siis ei oleks sealt ka isegi mitte ohtlikult olukorda tulnud. Andero Kivile juba tegelikult 5 värav selle loo ajal, mis ei ole üldse halb näitaja. Mängid on ta 1166 minutit. Ja noore jalgpallurina kindlasti läbi murdehooaeg, siit saab Rudenko peaga ka. Tuleb see uuesti siia kasti, Laur on seal olemas, tuleb ka ja pall mitme mehe vahel põrkab ja Liit on see mees, kes vajutab. Ja Liit vajutab sealt ära ja kaitsjana oskab jalaga väga hästi. Ja korra jäi pall lahtiseks, seal oli Liit kohe jalaga olemas ja vajutas risti ära. 2-2 on nüüd see seis, kindlasti Var kontrollib ka, kas seal oli mingeid asju, mida ei tohiks olla, aga mulle tundus, et pigem oli see asi puhas. Näitab Külestinen ka, et oodake nüüd natukene, nii Laur pani palli õhku ja põrkas täpselt jala peale ja niimoodi risti, et ma arvan, et enamus ründajad oleks ka selle üle uhked. Vaatame siit ka. Nii, tuleb ja koha pealt lihtsalt vajutas ära. No nii kui kapteni paele sai, tuli enesekindlus kõvasti juurde. Vaatame siit teise nurga pealt ka, see on muidu siit hea nurk.
ja no meil ei saa sealt mitte midagi öelda, siuke kuul. Penatit anda. Käsi ju nii kaugel ei ole. Kivisit ja ongi kolmas olemas. Kuressaare läheb 95. minutil seda kohtumist juhtima ja Kandero Kivi saab oma päeva teise värava kirja hooaja 6 ja mees lööb ainult tähtsaid väravaid. Ja nüüd täna jäi küll Harjul ikkagi kõvasti õnnest puudu. Kuressaare tuli iga kord üsna kiirelt üle. Siin vigastuspausid olid ka. See mängib praegust Kuressaarele päris hästi ette. Vaatame nüüd. David Andres, kas sai päeva teise värava söödu hetkel kirja ja siit väga hea lahendus ka. Üsna piiripääsel oli, aga kui oleks mingi suluseisu juttu, siis küll see üle vaadatakse. Aga pigem tundus, et ei olnud. Ja Varr vaatab muidugi selgelt kõik olukorrad üle, mis mängu suunda kõige rohkem muudavad ja värav selgelt see üks on. Vaatame nüüd, kas suutis Andero Kivi seda liini piisat hästi. Ta on Kose vastas, seal on veel mehi vastas, aga ikka Luka klaarib selle ära nüüd. Kivil on siin nüüd ruumi. Ja nüüd on värav tühi ka, kas nüüd suudab Jürisoo selle ära kasutada? Tundub, et ei märkamata tal. Ops ja valutaja ka paneb väikse varba vastu ja mäng on lõppenud. Kuressaare 95. minuti Andero Kivi väravast võtab siit 3 punkti. Robert Nõmm, FC Kuressaare täna 3-2 võit. Kaptenina päris hea tunne on. Väga hea tunne, et siin laagris on hea alati või ütleme võita, et siin see kuidagi, ma ei tea, siin lähevad need mängud alati siuksed väga võitluslikuks ja siit 3 punktiga ära tulla on väga hea ja me pole siit ammu 3 punktiga ära tulnud ka, nii et väga positiivne. 2 mängu järjest 3-2 võit tegelikult Harju vastu. Kas Harju lihtsalt sobib teile või lihtsalt on natuke rohkem õnne olnud? Hea küsimus, et ma arvan, et see on kõik raske töö tulemus, et ega nendega ei ole kerged mängud, et need on kõik olnud väga tasavägised ja väga võitluslikud, et võib emale kummale poole minna, eriti täna, et Kuressaares seal nad lõpus tulid järgi, aga täna ma arvan, mõlemad tiimid tahtsid võita ja õnneks võitsime meie. Ilmselt teile oligi neid punkte natuke rohkem vaja, et nüüd saite vähemalt ajutiselt sealt üleminekumängude kohast välja, et mis eesmärgid siit edasi võiksid olla? Ma arvan, et igal tiimil on punkte vaja, et nii meil kui Harjul ja teistel veel, kes tabelis on, et aga tunne on kindlasti hea. Ma arvan, see tabel on nii tihe, et 1 võit, 1 kaotus, see mõjutab praegu nii palju, et väga põnev hooaeg ja tahan siinkohal kiita ka Kivi täna 2 väravat. Mees on, ma ei tea, nädal aega siin 40 palavikus olnud ja tuleb lööb 2, et ma ei tea, võib-olla peakski rohkem palavikus olema, et selles mõttes kiitus talle ja kogu tiimile ka, et oli väga hea mäng. Aga aitäh ja edu ja tähistamist. Vähemalt ütleks mina, aga Iile ikkagi punkt panemata. No jah, selles mõttes, et ikka väga suur pettumus on praegu, et võib öelda, et domineerisime selles mõttes võib-olla rohkem, et jah, et nagu palli võib-olla kõigutsime rohkem, aga päeva lõpuks nagu liiga palju sükest volüümi vastaste kastis nagu ei olnud, et pigem nagu olime otsivad ja kõigutsime natuke nagu tühja seda palli, et vähe oli sükest otsustavust, aga jällegi päeva lõpus, kui sa oled endale 3 tükki taha lüüa, see on ilmselgelt liiga palju ja seega, kuidas need väravad tulid, nagu ütleme esimesed 2 tükki, siis standardijärgsed olukorrad väga lubamatu. Ja siis muidugi siin lõpus ka veel see, et oled 2 korda kaotusest välja tulda, siis lüüakse veel 1 kurku ja no väga suur pettumus praegu. Oled sa minuga nõus, et täna natukene jäi väga paljudes olukordades mina ise märkasin, et tuli sellised individuaalselt prooviti hästi palju ise ära lõpetada ja jäi äkki natuke selle taha ka? Võib-olla jah, aga mida me nagu ootame ongi see, et mängijad võtaksid enda peale ja tahaksid lüüa väravat ja tahaksid näidata, tahaksid ette võtta, võib-olla tõesti vahepeal kindlasti on mõistlikum nagu panna sööt kõrvale või midagi taolist, aga mille taha päeva lõpuks jällegi, ma arvan, peab ütlema tahtmine lihtsalt, ju siis me ei tahtnud piisavalt, et tulime küll tagasi, aga mängu lõpus natuke muutusime lohakaks, võib-olla sellepärast, et nad lasidki meil kõigutada ja üritasid sealt nagu
niisuguse, ma ei tea, lihtsama lahendusega, pikema palliga nõelata sealt, aga jah, no valus jällegi, valus. Et Kuressaare see aasta siis teist korda on teile 3 löönud, et muidu pigem ütleks, et väga palju teile ei lööda. Mida Kuressaare siis teistmoodi teeb? No täna, mida me teadsime, ongi see, et nad mängivad kiirete üleminekute peale, lasid meil nagu lükata, ja esimene poolega ma näitas ka, et paar korda lõiksime nagu näppu endale ja kui me siin ütleme oma poole peal tagumiste mängijatega selle keskvälja selle sööduga eksime, siis nad nõelavad sealt hästi ja ütleme, esimene mäng siis saime sellega kõrvetada, täna just pigem standarditega, mis pidi olema meie nagu justkui tugevus, aga täna läks nii ja ega kindlat põhjust nagu ei olegi, et miks Kuressaare lööb ja miks me mujal suudame nagu paremini kaitsta. Okei, aga aitäh ja edu!